Tere! Mina olen Katri-Liis Võhma Jaagu Toomalt Lülle külast. Taas on käe aeg saata ära vana ning tervita uut. Selle puhul on Sõrve noored tulnud tagasi. Kui umbest mitte Sõrvemaale, siis vähemasti Saaremaale. Kojuse. Kodu on meite jaoks erilisem kui mandrimaa rahvale. See on just kui teine maa ilm, mida eraldab ülejäänud ilmast üks miski. Miski, mis ei ole mitte füüsiliselt katsutav ega silmaga nähtav. Miski, millest saame aru umbest meie. Miski, mis teeb siia kuulumise lihtsalt nõnda eriliseks, et selle mandrimaa inimesele seletamine on raske, kui mitte võimata katsumus. Kaua kodust eemal olles kipume ära unutama, kuidas see miski meiti tundma paneb. Kohandame endi tuua keskkonna järge, leiudame endast uusi versioonisid. Tol hetkel on seda lihtsalt tarist. Kohaneme, areneme, muutume. Üks aeg tuleme aga kojuse tagasi. Teise korra sellepärast, et peab. Teise korra sellepärast, et kodu igatsus teeb haiged. Teise korra ette sellepärast, et ülikoolis olles kiirnuudlitest ja purgisupist koosnev dieet lihtsalt viskab üle. Ning siis tundub kodus olev jälle nõnda kauge. See miski, mis pani meid kodustega ühilduma, ei ole meis enam nõnda tugev. Lihtne on saata ära vana ning tervita uut. Raskem on säilitada vana, võttes uut vastu. Eemal olles õpitud uued kombed, teised mõtteilmad, teistsugused inimesed on tekitanud just kui seina kahe eraldi seisva maa ilma vahele. Aga see ei pea sedati mitte olema. Kodu ei peaks mitte jääma maha. Kodu peab kandma endaga seltsis. Mandril olles ütled ju enda kohta ikka, saarlane. Ja saarlasele ütled ikka, et oled surulane. Tunned uhkust, et ei ole ainaldis eestlane. Tunned uhkust, et oled eriline. Sellepärast tahad, et see kõik ka säiliks. Et ka lapselapsed saaksid uhkusega kuuluta oma Sõrve päritolu. Et ka lapselapsed ja nende lapsed teaksid rääkida sellest miskist, mis meid mandri inimestest teiseks teeb. Kodu on meite jaoks eriline. Siin mängitakse ringmänge, lauldakse regilaule, mängitakse pärimusmuusikat ning tantsitakse selle järge. Meitil on isi oma riided, muusika, kombestik, kuntsid, mõtteilm, töövõtted ning koguni isi oma keel ning aabid. Oleme rikkad, kuna meil on palju, mida hoida. Palju, mida meeles pidada. Sõrvemaal on selleks ka piutäis inimesi, kes tegelevad egapäiselt Sõrve ja sõrulaste kultuuri püsima jäämise nimel. Meitel on Sõrvemaa pärimuse selts, kelle peamiseks missiooniks ongi, et luua isi oma kultuuri püsimist toetav keskkond. Kuid meie ei saa olla üksinda oma isi oma kultuuri kandjad. Vana aasta lõpus on paslik meenutada minevad aastad. Kui palju tegid ära sina, et meite kogukond ning isi oma kultuur säiliks? Kui mitmel tantsiõhtal, ammukeri, maakoori või küikontserdil käisid? Kas julged end uhkusega nimetada sõrulaseks või kannad seda nime pelgalt tehtena kaasas? Kui säilitame vana, saame tervita ka uut. Uue aasta saabumine tekitab tahes tahtmata motivatsiooni olla parem inimene, teha rohkem. Võid olla üks nendest, kes otsustab, et 2023 on lõpuks see aasta, kui hakkad regulaarselt trennis või jõusaalis käima. Ähk lubad endale, et leivad rohkem aega pere jauks. Ähk lubad, et hakkad hoopis uuesti raamatuid lugema. Lisa nende sekka ka lubadus aidata Sõrvemaal alles hoida seda miskit,
mis meid ja meie kodu selle võrra eriliseks teeb. Ära unuta seda lubadust ära ka veebruarikuus, kui jõusaali mineku plaane ammu juba ununud on. Ära ole passiivne kõrvaltvaataja. Ole sõrulane. Ole eriline ja ole seda uhkusega. Aitäh! Kenad vana aasta lõppu ning head uut aastat!